mis elu elasid sina Tallinnas näiteks aastal 90? Milline nägi välja Meelis Lao iga päev? 90. aastal oli veel selline, kus ma ei suutnud veel ära otsustada, kas ma siis, mul oli mingi ettepanekud siis profiboksi karjääri alustada, mis siin oli uus, meil oli küll boks, aga oli amatöörboks sel ajal ju. Sellises idablokis. Ja siis tuli see kickboks ja nii edasi peale. Ja siis mul oli minu Soome profiboksi treener, kes siis kutsus mind endaga koos siis USAsse, Ameerikasse. Ta käis seal siis, ta oli oma saal seal ja käis seal siis nagu treenimas ja siis ta kuidagi juhuslikult sattus siia mingisugune Soome ja Rootsi mingisuguste profiboksijate laager oli siin. Ja kuna mina treenisin samal ajal seal ratas kaevusime, saime tuttavaks, hakkasime ja ütleme, tema mind siis minu sihukest boksi nagu oskus nagu hästi palju nagu arendas edasi, tal oli tõesti hea silm. Ja sel ajal 90. siis ma olin veel sellise, pendeldasin, et ma ei tea, kas ma, kuna maailm hakkas avanema, oli veel Nõukogude Liit, aga kõik mingisugused uued lähene asjad olid meie jaoks, ma ei tea, teksapüksid või mingisugused olid vau, kus kohast välismaalt, võib meenutada nagu vasikaid, kes on sündinud talvel laudas ja kevadel lastakse välja. Nõukogude Liidus oli kõik piirid, aga sa ei näinud mitte midagi, ainult läbi Soome televisiooni. Ja korraga hakkas see vaikselt muutuma kätte saadavamaks. Nagu me hakkasime käima sealt, nagu ma raamatus kirjeldan kuskil Singapuris ja Bangkokis mingisugused videomakke ja ma ei tea, mida toomas, siis sa pidid sõitma Soome. Selleks sa pidid saama KGB-lt loa, et välja sõita. Soomes said viisa, sõitsid siis läbi Moskva sinna Singapuri ja kuhugli ja nii edasi. Samas tahtsid oma spordikarjääri, et kumb siis nagu huvitavam oleks. See oli selline tohutu segaduste aeg. See oli siis enne natuke seda, kui toimus tõeline kollaps. Siis hattame 90. teine, kolmas, kus kogu see liit ja kõik kokku, Nõukogude Liit ja kõik kokku varises, et siis selline, mulle väga meeldib seda meenutada, mitte meenutada, vaid nimetada või sõnastada seda niimoodi inimesed, et nad aru saaks. Me oleme ajalooõpikutes lugenud ju, et mis juhtus peale seda, kui Rooma riik kokku varises, toimus tohutu rahvaste rändamine, tohutu segadus. Ja see sama juhtus siin. Aga okei, see oli natukene hiljem, aga sellal oligi, minu elu oli selline segaduses, sportlaskarjäär, natuke tegi äri, nagu raha teenida ja maailma avastada, samas noor, suhteliselt tütarlastega, selline. Et sel ajal sa ikkagi selles mõttes see profiboksi karjäär oli üsna realistlik nagu unistus silmes minna USAsse ja siis sa igapäevaselt ikkagi treenisid tundide viisi. Ja ikkagi vaatamata sellele, kui ma kuhugile pidin minema, siis ma sain nagu reisima näiteks, siis ma sain nagu vähem treenida, aga muidu oli ikkagi selline tavaline tsükkel, hommikul jooksma või jõusaali, pärast oli boksisaal, et iga päev 2 trenni. Ja mingi hetk sa siis otsustasid, et okei, et ma ei lähe USAsse ja hakka profisportlaseks nii-öelda. Ja seda otsust ilmselt mõjutas ka see, et hakkasid isaks saama. Üks põhjus oli see, et ma hakkasin isaks saama, see oli 92. aastal siis, ja teine põhjus oli see, et see elu siin läks nii põrgulikult huvitavaks ja põnevaks, et siis kuidagi jäi see vastu pead saamine ja vastu pead andmine jäi nagu veidikene boksiringist tahaplaanile. Eesti esu.